Tervist! Oleme jõudnud Mamerki punkrite juurde. Stalingrad muuseum. Ausalt ma ei olnud tegelikult plaanis siia üldse tulla. Aga kuna ta jäi tee peale, siis ma arvasin, et võiks ära külastada. Vaatame, mis siis täna meil siin pakkuda on. Järvest teil näha on. Keegi tunneb või? Punker ise näeb siuke välja seest. Maailma suurim suurtükk. Liiklusraudteed pidi 2 rööpa peal. Metsikas on see ikka. Kogu see ruum on tehtud soolaplokkidest. Oleme hetkel 38 meetri kõrgusel tornis. Ja ütleme nii, et natukene isegi kõigub see torn siin ülehal. Järjekordne suur punker. Siin on meil sellist tunnel 2 erineva punkri vahel. Kõva nagu vesi lirtsu jalge all. Juuli 1944 Adolf Hitler elas üle militaarse pommitamise hundikoopas. 9 kuud hiljem, 30. aprill 1945, ta tegi enesetapu Berliinis, kuna Punane armee oli võitnud. Ja väljast on see lihtsalt betoonhunnik ja sees. Praegust asun siis nii-öelda mitteametlikul külastuskeskuses, aga lihtsalt metsa, siin on terve mets on täis neid punkreid. Teeme nii, et me võtame taskulambi valgus ära. Ja siin on tegelikult nii pime. Paneme valguse tagasi. Tere hommikust! Täna on meil pühapäev 10. september. Kell on 9 hommikul. Ja päeval kohe siukene avastus. Ma olen hetkel raudteesilla peal, vana raudteesilla peal. Nagu näha, all on jõgi. Ja siit on väike kukkumine. Ja siit otsa läheb mu raudtee. Mõlemal pool on, ma ei tea, mitme meetrine kukkumine lihtsalt. Aga noh, neid raudteesillasid tuleb mul täna veelgi. Lähme käima all ka ära.
siis Poola, Leedu, Venemaa ühtsele piiripunktile ja niikaua kui rahvas siin kogunes vaikselt kuidagi, ilmusid välja kuskilt Vene piirivalvurid. Vaatavad, mis meie teeme, meie vaatame, mis nemad teevad. Nii, vaatasid natuke, mis meie siin teeme. Ma ei hakanud väga nagu filmima neid. Lähevad tagasi oma autosse. Aga tõesti sõidavad minema. Aga jah, ma arvan, et enne sõda ei olnud seda okastraati ega midagi siin ees. Sest nagu on näha tahvli pealt, siis varem võis Poola ja Leedu poole peal kõndida ringi ilusti, pilti teha, aga Venemaa poole peal on keelatud kõndida ja pildistada. Ja praegust on tõmmatud siia lihtsalt okastraat ette. Noh, kaamerad on igal pool väljas, kindlasti vaatasid, et rahvast on nii palju kogunes siia, pildistavad, filmivad, saatsid kohe ekipaaži välja. Tere tulemast Leetu! Poola on selja taga. Vaatame, mis siis põnevad meile Leedu toob. Kell läks kohe tund aega edasi. Kell on 5:30. Sõita on veel kuskil 25 kilti, siis saab 20 kilti, siis on tänane miinimum täis. Nii, kohe tuleb seal ristmik ja mul on vist vaja pöörata vasakule. Jah, ei, ma pidin otse minema ja otse saab lõigata natukene. Hea küll, hakkame pidurdama ja vaatame kaarti. Lõpuni on jäänud mingi 8 kilti. Leidsin järve ääres mingi telkimiskoha. Natuke küll linna lähedal on, aga vaatame. Aeg on uuesti teel asuda. Täna siis 11. september. Nädal on täis. Nädalaga siis sai sõidetud 642 kilomeetrit. Põhimõtteliselt sama palju on veel ees, aga me jõuame järjest lähemale merele. Et homme siis peaks, homme veel ei jõua. Ülehomme peaks mere äärde juba jõudma. Olen linnas nimega Kudirkos Naumestis, Leedu. Ja siis siin on siuke kirik lihtsalt. Ma ei tea, linna populatsioon on võib-olla mingi 500 kuni 1000 inimest. Ja lihtsalt siuke kirik ehitatud. Siukest tundub nagu Itaalias, Hispaanias midagi sarnaseid nähtud. Aastaarv on siis sellel 1783. Halvim tee vist, kus ma kunagi sõitnud olen. No siuke pesulaud ikka, et annab olla. Ja mõlemal pool on veel liiv, natukene pöörad kohe liivasest. See on ikka rattale siuke väike katsumus, ütleme nii. On mida meenutada. Ei pane neid sirget asfaltteed. Palun väga, tulemus on siin. 675 kilomeetrit sõidetud ja esimene tühi kumm. Tundub, et kiviga kuskilt läks, plaks tõmbas ära ja ma ei tea, mis asi oli. Järsku käis mingi vastu velge siin samas lähedal ja kumm tühi. Eks mis ikka, vahetame ära ja paneme edasi. Oleks võinud ju natukene maha võtta, et mitte tolmutada. Ei, täiega edasine. Väike vahejuhtum juhtus, siis Leedu piirivalve võttis mind hetkel maha. Küsisid ID-kaarti,
kontrollisid ja lubasid minna. See on siis jõgi Neemuna või siis Nemunas, mis siis lõpuks sinnapoole minnes, kuhu ma liigun ka mõne aja pärast, sealt hakkab siis jõgi nii-öelda olema piiriks Leedul ja Venemaal. Tere hommikust või noh, mis hommik see enam on. Kell on 10:30. Täna siis otsustasin natukene kauem magada, tund-poolteist. Ja seega asun alles praegust teele. Plaanis oli siis esialgu jääda siukses kohas ööbima, kus on ka väike varjualune, aga head ei jäänud. Sest öösel 11:30 ajal hakkas siin siuke pidu pihta. Muusika, inimesed karjusid. Ma olin siit sinnapoole jõe ääres. Ma arvan, mingi siit on 600-700 meetrit, võib-olla sinna kanti. Ja ma sinna kuulsin ära isegi kõikene. Siuke tunne oli vahepeal, et nad juba plaanisid jõe poole tulla. Ehk siis minu suunas. 300 aasta vanune Tamme allee, mis on ka siuke ainuke omanäoline Leedus. Et just nagu nii pikalt, 1,5 kilomeetrit on seda. Oleme siis jõudnud Venten nimelisse väiksesse kalurikülla. Arvasin, et siin on kämpa, kus ma jään ööseks. Aga tuli välja, et kämpa on suletud vist. Helistasin, keegi vastu ei võta. Koduleheküljel on kirjas, et nende juures peaks praam minema üle Poolsaare peal teise, kus mul on vaja minna. Aga nüüd ei teagi, kas läheb või ei lähe. Google Maps näitab nagu rohkem ei ole siin ühtegi kämparit. Siis ma peaks jääma kuhugi metsikusse. Aga samas ma sõidan natuke teed tagasi ja mulle tundus, et seal näitas, et mingi ööbimise koht on. Küsin sealt üle nende käest, kas nad teavad, kas hommikul läheb praam või ei lähe. Ja kui ei lähe, siis on küll paras persena. Ma pean sõitma lihtsalt Klaipedasse. Ühesõnaga on asjalood meil väga-väga halvasti. Tuleb välja, et siit ei lähe ikkagi praami. Läheb ainult laupäeval ja mingi esmaspäeval. Kuna ei ole hooaeg, vaata, nagu ikka teate küll. Ja asi on sees, aga ma tahan sinna minna väga. See näeb seda, kas ma sõidan nüüd täna tagasi linna 25 kilti. 8:30 hommikul peaks nagu minema sealt. Aga see ei ole ka kindel, sest info on kinni, helistada ei saa enne. Võimalus, kas ma tõmban täna tagasi, ööbin seal kuradi kalatiikide ääres. Ja siis tõmban hommikul, lihtsalt ärkan üles, ma ei tea, mingi 6 ajal, 5 ajal. Ja lihtsalt tõmban hommikuse praami peale, üritan jõuda. Või siis ma lihtsalt täna ketran sinna tagasi, jään linnale veel lähedamal kuhugi põllu peale, lihtsalt tõmban kerre endast. Aga tähendab seda, et kell on 8. Ma jõuan sinna umbes võib-olla 10 ajal, siis ma olen juba väsinud. Tänaseks läbitud juba vist 106 kilomeetrit. Ei no ma paneks lõpuni, ma paneks lihtsalt tahtejõuga sinna lõpuni. Kurat küll, noh. Ja koduleheküljel ei ole neid mitte midagi kirjas, et sõidab end teatud päevadel. Ja siin tahtis vana 30 eurot tahtis öö eest. Noh, siuke, ütleb nii, et näha, et juba aegu näinud koht. Igal pool ämbrikavõrgud ja siukest vajab väga-väga uuendamist. Aga noh, eks ma ei tea, ma sõidan edasi, rahunen maha natukene ja mõtlen asjalude järgi siis. Ühesõnaga asjalood on siis ikkagi niimoodi, et ma otsustasin tagasi sõita Šiluteesse. Nagu näha, hakkab juba kergelt hämaraks minema. Meil on Šiluteesse mingi 14 kilti. 10 ma olen juba ära tõmbanud, 11. Asin selles mul üle tagant tuld. Ma tõmbasin küll selle selga kuradi vesti, Helcor vesti, aga noh, ma panen ära. Ma ei tea, kus ma linnas kämpima jään või bussipeatuses või lihtsalt magamiskott püsti ja
ja ongi kõik ja eks ma siis annan teada vahepeal, kui midagi juhtub. Tere hommikust. Kell on 7. Siuksest põllu peal siis magasin. Seal kaugemal ei ole näha, on juba üks auto. Ma ei tea, kalamehed või kes siin on, mingi tiik on siin. Juba 6:30 sõitis mingi roller siit mööda. Ühesõnaga 8:30 peaks vist minema praam, aga nii palju, kui ma veel eile internetist vaatasin, mulle tundub, et teda ei lähe. Aga noh, ma lähen, panen asjad kokku ja lähen sadamasse. Kell 8 tehakse sadam lahti. Ma küsin ja eks siis näha ole, mis siis saab. Jah, nagu arvata oligi, hooaeg on läbi ja enam ei toimu sõite siit. Nii et ainuke võimalus on minna Klaipedast. Aga jah, akud hakkavad ka tühjaks saama kõik ja peaks nagu samast kämpingusse jääma. Aga läheb kõik, sööb, joob teed, kohvi. Ja siis vaatab, mis saab. Tegelikult on siin saare peal täielik keelatud telkimine ja kõik muud selline. Aga vaatasin natuke ilmateadet ja ta lubab tänaseks õhtuks ja meeletut tormi. Seega ma otsustasin mitte siia ööseks jääda. Aga võtsin Klaipedas endale korteri, kus siis saab välja puhatud ennast. Ahoi, korter käes, päris normaalne korter on. Tegin siis kiire pesu asjadele. Käisin ise pesemas, mõtlesin tulen vaatan natuke ringi linnas. Et see purjekas on tegelikult siis restoran. Siin on ka korter asub mul 3. korrusel. Hea suur korter on, sest võtsin rattal lihtsalt tuppa kaasa. Ei julge välja jätta. Teeme siis toast väikse ülevaate. Suur tuba, siin on meil 2 inimese voodid, suurt laia. WC. Nagu näha, on ratas juba valmis, kotid kõik on pakitud, valmis minekuks. Siin on meil duširuum. Ja siis siin on tšüke väike istumisala. Kööginurk, kõik vajalik on olemas, külmkapp, pliit, nõudepesumasinad. Ja see maksis meile 30 eurot, 32. Jõudsin eile juba 2 ajal, pool 2, kell 2 juba jõudsin linna ja arvasin, et on vaja puhkamiseks natukene midagi võtta. Aga jah, siin veel mõned toimingud ja asungi teele. Kell saab 10 ka juba ja on vaja liikuma hakata. Klaipeda, Palanga rattatee. Lihtsalt juba, ma ei tea, 10 kilti kindlasti kokku. Tuleb vast 20 ikka ära. Lihtsalt metsa vahel. Rattatee. Lased ainult. Sõidad nagu mööda kummituslinna, kõik kohad on kinni. No mitte kõik, aga suurem osa ikkagi. Kuna ei ole hooaeg, siis inimesi lihtsalt ei ole. Kuhu kui ei vaataks. Ühel pool söögikohad, teisel pool söögikohad. Kaamer kukkus käes maha. Aga kõik on korras.
otsustasin siis mitte sõita mööda suurt maanteed, kus rekad sul külje alla suruvad, aga sõitsin natukene teed kõrvale, tahtsin täna jääda mere äärde kuhugi, siis sattusin jälle siuksesse kohta. Hooaeg ei ole, kõik kinni lihtsalt, majutus kinni, aga tuleb välja, et siin on hoopis mingi rattatee 5, 6, 7, eks vaata olema, kuhu see siis mind viib. Viis, 6, 7 rajalõid. Rada väga kogenud jalgratturitele. Raja raskus raske. Ratta valik oleks hea, kui oleks mägiratas. Rada on kohati ka liivane, mis mulle küll ei ole hea, aga okei. Aga vähemalt rada kulgeb sinna suunas, mida ka mul on vaja. Aga jah, liigume siis. Kell on 6:16, ütleme nii, vast pool tundi võiks veel sõita ja siis hakkab otsima kohta, kuhu jääda ööbima. Tundub, et see on meie tänane telkimiskoht. Ma arvatavasti lähen natukene veel sinnapoole, mitte olla nii-öelda nähtavas kohas. Oma privaatne rand, mitte kedagi ei ole ühel pool, ei teisel pool. Lahe koht, väga lahe.